siin on üks varasem ka, mis on kunagi tänukiri antud Ilmar Mõttusele, aga see on juba lihtsalt koopia sellest, mis ma siin praegu nii-öelda kätte annan ja lihtsalt see jääb ka nagu mälestuseks. Niimoodi. Ja siis, mida veel juurde lisada, on see, et viimane tähendab Prius märtsikuu number 2026 on ka siis pühendus ühesõnaga Ilmar Mõttusele ja on öeldud nii, et üks 2025. aastal Vabaduse tammepärja teenete märgiga autasutatutest on vabadusvõitleja ja kaitstud Tartu maleva auliige Ilmar Mõttus, kes lahkus meie seast enne või tunnustus üle anti. Ja siin on siis terve rida või jutt on selle kohta, et 15-aastase Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilasena oli ta partisanide kompanii võitleja 1941. aasta suvesõjas. Ta sõdis Tartu vabastamise lahingutes juulikuus 1941, kui sajad partisanid Lõuna-Eestist suutsid oma linnast vabastada punavõimust enne Saksa vägede saabumist. Saksa okupatsiooni ajal astus ta koos gümnaasiumi klassikaaslastega 1942. aastal Eesti Leegioni ja sõdis pärast väljaõpet idarindel Dnepri äärses pataljonis Narva. See oli kõige kuulsam Eesti pataljon, mis tol ajal oli. Sai lahingutes 2 korda haavata ja põrutada. Tema sõjamehe teele jäid rasked lahingud ja sealhulgas ka Tšerkassi kotist väljamurdmise ohvrite rohke lahing. Pärast sõda jätkus tema võitlus Eesti eest metsavennana kuni vahistamiseni 1953. aastal. Mind on saatnud sõduri õnn, hindas väärikas vabadusvõitleja oma lahinguteed. Ilmar Mõttus elas üle ka vangistuse deporteerituna Venemaale Nõukogude isamaa reetmise eest. Tema selgitus eestlase sõdimisest okupatsioonide aastail oli selline, et just vabadussõja vaim juhtis tema põlvkonda välja astuma isamaa kaitseks. Vabadus riigile ja rahvale, au emakeelele ja kui vaja, tuleb selle eest võidelda. Nii selgitas vabadussõja vaimu tähendas 99-aastane vabadusvõitleja tänasele noortele. Määrav roll vaimsuse omandamisel oli tema vara lahkunud isal, kapten Johann Mõttus, vabadusristi 2. ja 3. oli vabadussõja langenutes ohvitserina saanud vapruse eest Vabaduse risti kavaleriks. Ilmar Mõttus oli üks Kaitseliidu Tartu maleva taasasutajatest. Pataljon Narva viimane võitleja oli Ilmar Mõttus, klubi Viiking Narva juhatuse liikmena, vastavalt põhikirjale ka klubi president. Nii, ja nüüd on siis tema tütrepoeg siin ja anname talle nii-öelda pidulikult need asjad üle. Siin on siis ja anname raamatu ka juurde, kus on vabadusvõitlejate ühenduse poolt, see on vabadusvõitleja number 7, Ilmar Mõttus, eelmisel aastal välja antud. Kerstin on seda toimetanud. Nii, ja siin need on ja ma annan talle pidulikult selle üle. Nii, palun. Suur aitäh teile. Ja omalt poolt võin öelda, et kindlasti on väga suure tunnustusega tegemist ja väga suure uhkustundega võtan selle auhinna ja need ülejäänud asjad siin vastu ja paneme nüüd siis nii-öelda ülejäänud Ilmari medalite juurde, et need seal auväärses kohas saaksid olla. Kindlasti on see väga hea ka minu enda lastele ja võib-olla ka lastelastele hea meenutus ja mälestus oma varasematest põlvedest. Suur aitäh teile kõigile! Jääge meiega lauda! Edu ja jõudu ja võite olla meie seltsis, ma arvan.